Tere, mina olen Kristi. Ma olen Roosi. Ja me tegime see aasta duot. Ja meie duo nimi on Granted. Tegelikult see oli niimoodi, et me olime stuudios mõlemad enne trenni. Meil oli mingi lisaproov ja siis ma lihtsalt täiesti niisama ütlesin Roosile, et kas ta tahab midagi luua koos. Ja siis me läksime saali ja kuna vahetult enne oli olnud Gertrudi katsed, siis üks laul jäi meelde ja mõlemal meil oli nagu täitsa mõttes terve päev lihtsalt. Just. Ja siis me kasutasime seda laulu ja tegime mingi pisikese jupi selle järgi ja õpetasime seda soojenduseks teistele isegi. Soojenduseks. Ja me kasutame seda ju tuues ka mingit osa sellest, on ju. Nii et siis peale seda trenni ma lihtsalt kirjutasin Roosile ja olin mingi, kuule, aga teeme edasi seda ja teeme duot. Ja siis Roosi oli in. Alguses ma nagu üldse ei oodanud, et sellest läheks midagi edasi sellest, et me tegime selle mingi väikse jupi nagu soojenduseks sealt. Ja kui mul tuligi see mingi keset päeva see sõnum, ma mõtlesin, et issand, et kas ta üldse mõtleb seda tõsiselt, vaata. Et oli olnud kunagi siukest tunnet, et mul oleks praegu, nagu et ma oleks kuidagi, ma ei tea, kas nagu nii kaugel või nii valmis, et teha nagu nii-öelda treeneriga mingit siukest asja. Aga siis nagu ma hakkasingi mõtlema, et mul on see aasta nii palju kuidagi uusi alguseid ja uusi nagu asju, mida ma tahan proovida ja et tahaks siis võtta kinni sellest nii-öelda võimalusest, kui on. Ja ma ei tea, tegelikult ei ole nii hull. See on nagu nii teistsugune nagu keskkond, kui olla nagu trennis ja nüüd see on nagu veel rohkem mingite projektideni nii-öelda mulle tundub nagu viinud edasi. Ja, ma arvan, et see oli lihtsalt õigel ajal õiges kohas nagu moment ja kuidagi, kuna Roosi on minu jaoks olnud hästi selline nagu mitte lihtsalt töökas, vaid ma näen, et teda nagu huvitab tants ja mitte ainult lihtsalt mingil pinnapealsel tasandil, et ma käin trennis, vaid et kuidagi ma olen tähele pannud, et sa päriselt nagu vaatad, mis mujal toimub ja kuidas ennast arendada ja nagu ei võta niisama või kuidagi nagu, et sul on see mingi, mis on nendel inimestel, kellest saavad head tantsijad, vaata. Ja siis ma mõtlesin, et miks mitte sellele anda natuke tõuget ja nagu teha koos midagi. Ja ülilahe on see, et mulle on see andnud nagu ka mingit värsket vaadet, nagu kuidas tänapäeva noored mõtlevad ja nagu, ma ei tea, kuidas Roosi näiteks muusikat kuuleb või üldse nagu ka see, et me tegime selle shared albumi ja hakkasime jagama mingit muusikat, et siis nagu ma olen saanud täiega palju mingeid häid uusi artiste, keda kuulata ja nagu vanu häid artiste. Et see on olnud nagu lahe osa, et siuke tants ühendab. Ja. Ei no, mul oli ka see, et ma nüüd selle nagu duo käigus sain aru rohkem, kuidas sa enda kavu nagu mõtled ja nagu siis, kui ongi, ma tulen trenni, nagu grupitrenni, siis ma nagu, ma ei tea, ma kuidagi saan aru, et kuhu poole sa mingite liigutustega või nagu mida sa mõtled, et mida sa tahad nendest liigutustest, et kui me koos tegime tööd, siis oli kas, et me nagu töötasime üksteisega väga, et võtsimegi mingi osa ette, et rääkisime, et no mis hääli sa kuuled siin, kas tahaksid midagi ära kasutada, et tavaliselt mul oli mingi hääl, mida ma tahtsin väga ära kasutada ja siis me hakkasime pakkuma asju ja nagu, ma ei tea, kõik läks kuidagi nii nagu smoothly. Ja. Ma ise tundsin ka seda, et ma ei taha võtta seda rolli, kuna see ei olnud see, et sa võtad eratundi, vaid see oli meie nagu ühine asi. Et ma ei tahtnud, et see oleks selline, et ma ütlen, et jääb nii või et me kasutame seda. Nii et ma hästi palju nagu küsisin sult, vaata mingi, mis see, ei, me ei pea nii tegema mingi, me võime teha ka nii. Siis Roosi läks isegi vahepeal mingi, ära ütle kõige peale, et me ei pea nii tegema, vaata olid mingid momendid. Et ma tahtsin anda võimalikult palju nagu vabadust Roosile ka otsustada. Ja kuna tal ei olnud mingid jubedad ideed, siis kõik sobis. Kõik nagu oli fine ja me leidsime nagu mingi, mis meile mõlemale sobib, vaata. Mulle tundub vähemalt.
jaa. tegelikult see koht nagu üldse ei meeldi. ei ole. Väga. Mulle tundub, et ta valetab. Ei valeta. Okay. Ma arvan, et nagu see duo tuligi täpselt siuke, nagu ma ennustasin, et meil tuleb nagu välja või nagu see stiil ja kõik nagu see, ma ei tea, mul on nagu, ma tundub, et mul oli natukene nagu seda mingit kaasaegse influence'i ka natuke selle peale, et mulle nagu meeldib mingit voolavust ja mingeid tasandeid ja asju kasutada väga palju ja siis sa tõid mu sellesse hip-hopi maailma tagasi sellest duos, sest nagu hip-hopiga mul on tunne, et või ma ei olegi nagu see aasta tegelengi nagu tõsisemalt natukene rohkem esimest korda ja see ongi nagu tore saada seda poolt sellest ja nagu see tuli täpselt õige. Siuke kahe vahepealne. Sest ma tunnen, et ma ise ka vaata, nagu mulle meeldib siuke mingi flowi värk, nii et see toimis. Alguses kusjuures oli veel see, et nagu me ei olnud kindlad, kas see laul jääb. Ja siis me tegime shared albumi, kus me hakkasime muusikat jagama ja mina jagasin sinna mingi väga palju laule. Ma hakkasin hiljem jagama. Yeah. Aga siis me olime juba ära otsustanud, et sellest laulust nagu ei saa kuidagi edasi nagu liikuda, et midagi nagu otseselt nii nagu õiget meile ei ole. Ja kuidagi hakkasime sellest nagu mõttest ka nii-öelda otsima, et millest võiks rääkida ja nii edasi ja sellel laulul endal nagu oli üks nagu selline hea mõte ja me mõlemad suutsime nagu enda mingit kogemust sellele panna sisse ja ma ei tea. Jah, nii oligi. Suht esimene kohtumine ja me kohe mingi guugeldasime, mis selle laulu tähendus on ja oli tervelt planeeritud, et me istume pool tundi ja otsustame laulu ja siis tulime kohale ja valisime laulu kohe ära. Ja. Ma ütleks, et see on põhimõtteliselt nagu midagi sukest, et me võtame mingeid asju iseenesest võib-olla mõistetavana või ei oska nagu ei anna õiget mingit väärtust nagu inimesele, kui näiteks su elus. Ja nagu võib-olla siis see inimene, kes nagu tunneb, et teda ei ole väärtustatud, see stepped on, siis nagu lähebki sellega nii-öelda kokku, et kuidagi kasutad oma võimu ära või nagu astud kergesti teisele pähe või midagi siukest ja siis see teine inimene justkui nagu võib-olla siis otsib seda enda väärtust selle jooksul ja lõpp on siis tegelikult suht nagu sad või? No jah, või nagu see on see, et kui see nagu inimene on siis sinu elust ära läinud, siis sa nagu näed võib-olla hiljem, et mida tegelikult nad andsid sulle ja et mis nagu uusi asju ja mingi, no kuidas sa oleks pidanud. Tagantjärgi tarkus. Period. Vot. Mingi hinda enda ümbruses olevaid inimesi või? Või noh, ma arvan teha, et nagu hinda nagu kõiki asju või nagu väärtuste kõiki asju, mis sul tuleb ette elus, et nagu kui on mingid nagu nii-öelda kogemused, mis on nagu halvad, aga sa õpid ikka midagi sellest, et nagu kõigil on mingi kõikidel asjadel ja kõikidel inimestel on mingi väärtus sinu elus, nagu annab midagi juurde. Kõik, mis juhtub põhjusega. Period. Me oleme päris head tööd teinud. Good job. Yeah!